Tänase päeva evangeelium on lugu, kuidas Jeesus tervendab kurttumma. Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde 10 linnamaa piirkonna keskele. Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käe ta peale. Ja Jeesus võttis ta rahva hulgast kõrvale, pistis oma sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt. Ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle, Efata, see on avane. Ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid, kõik on ta teinud hästi. Ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima. Aamen. Igal sündmusel evangeeliumites on ka nagu lugu meie enda elus. Ma usun, et kõige rohkem on puudutatud täna sellest sõnast need, kes tõepoolest füüsiliselt, kas vanadusest, lihtsalt ei kuule enam väga hästi. Ja siis nad püüavad valjemini rääkida ja teised püüavad valjemini rääkida, aga see valjemini rääkimine ei aita üldiselt, vaid aeglasem ja selgemalt rääkimine aitab. Ode Külvi kohale võib hiljem täpsustada. Tema tegeleb selle rääkimise poolega. Ma julgustan teid ikka, kui need probleemid tulevad, tulge, palvetame, palvel on imeline vägi. See kõik on seotud ka meie usuga ja olge selles osas julged. Aga teine asi, mis täna on ka ikkagi, elu puudutab meid, on see, et see, mis siin sünnib ju Dekapoolises 10 linnamaal, on tõlkes siin öeldud 10 linnamaa. See on selline segakultuuri ala, mis jääb Golani kõrgendiku nõlvale tänapäeval, endisele Süüria alal, selle üle juudid ja süürlased vaidlevad. Aga Jeesuse ajal oli seal nii, et olid need väga ilmalikustunud, helenistlikud, kreeka keelt rääkivad linnad, aga olid ka juudi asulad, mis on välja kaevatud, isegi sünagoogid ja seal on rikkalikult viinamarju kasvatatud. Aga just sellisel segakultuuri alal tekib see konflikt, kus enam üksteist ei kuulda, kus selle asemel, et kuulata, nagu hakatakse teise peale karjuma või veel häält tõstma. Või räägitakse hoopis teisest asjast, sest ei kuulda täpselt, mida teine räägib. See niisugune kultuuriline kurttummus on see, mille osaliseks me oleme viimased kuud terves Eesti ühiskonnas, kus ajakirjanduses, sotsiaalmeedias nagu inimesed karjuvad üksteise peale, kuni presidendini välja. Aga nad ei kuule seda, mida teised räägivad või ei saada enam üksteist ka aru päris täpselt. Ja ma usun, et meie ühiskond vajab seda Jeesuse sõnumit Efata, avane. Meie ühiskond vajab rohkem kui kunagi vanem nende probleemide ees, mille ees me seisame, Jeesus, kes ütleb Efata, avane. Ja nüüd ma ütleksin veel 2 lühikest mõtet. See sündmus evangeeliumis on leidnud ajaloolistes ja vanades kirikutes sellise liturgilise praktika. See on Efata rituaal. Eriti enne täiskasvanute ristimist on tehtud ristimärgid suule ja kõrvadele. Selleks, et
ja öeldud efata, selleks, et kõrvad avaneksid Jumala sõnale ja suu avaneks Jumala sõna tunnistama. Ja siis on veel üks detail, mis tänast evangeeliumit ei puuduta, on ka käsi võitud, et kuuldud sõna hakkaks ka tööle. Ajaloolised kirikud, me puutume selle praktikaga vähem kokku, aga seda tuleb täna ka veel ette. Ma ei hakka neid nimesi nimetama, kus te võiksite seda näha. Aga mõte, kuigi meil sellist praktikat ei ole, aga see mõte on ju väga see oluline. Täna küsime endalt, kas me kuuleme veel Jumala sõna või oleme jäänud kurdiks? Me kuuleme neid väga valjusi signaale, mis me ümber tulevad, aga Jumala sõna, seda vaikset vaimu häält, mis meid puhutakse, ei kuule. Hea küll, kuuleme. Aga kas me oleme tummaks jäänud, et me ei julge sellest enam rääkida? Miks me ei räägi enam Jumala sõnast, mis meie südames on? Me vajame äkki, et Jeesus oleks meie keskel täna. Sinu kõrval ja minu kõrval ütleks, efata, mine lahti. Hakka kuulma, mida Jumal räägib ja rääkima, mida tema räägib. Mul oli eile niisugune erakordne olukord, kuna meie koolil on 25. juubel, siis ma pidin andma oma kooliõpilastlastele 2 tundi. Nad võisid ise välja valida need õpetajad, kelle juurde tulevad. Minul tuli 2 tunni jagu neid õpilasi, aga see olukord on väga selles mõttes eriline, et su ees pingis istuvad mitte enam poisid ja tüdrukud, vaid istuvad vähemalt 2 filosoofia doktorit. Viimane Inglismaal just oma doktorikraadi lõpetanud. Sotsioloogid, psühholoogid, mõned väga tuntud inimesed, Tartu Ülikooli administratsioonist tegelased. Ja sina pead andma seda tundi. Ja teed seda siis oma parimal viisil, kuidas sa oskad. Aga ma lõpetasin mõlemad tunnid sellega, et ma ütlesin, et ma olen siin filosoofiat andnud, aga varematel aegadel ka teoloogiat. Ja sellepärast on väga tähtsad need jutustused, mida te piiblist loete, kõige selle jaoks, mida me praegu Euroopas läbi elame. Ja jutustasin seda, mida me oleme siin ka 2 viimasel korral piiblitunnis rääkinud, Abrahami lugu, Iisaki lugu, nende naiste lugu, nende laste lugu ja lihtsalt nii, nagu pühapäeva koolis jutustasin seda tunni lõpuks. Ja ütlesin, et ehk see aitab meid mõistma paremini neid pilte, mida me näeme. Ja pärast seda tuli üks lõpetanutest, meie vilistlastest mu juurde, ta on Pariisi ülikooli sotsioloogia õppejõud. Ma ei tea, kas ta oma doktori on juba teinud, aga ma arvan, et on sellega ära teinud juba. Ja ütles, et suur tänu, et ma pean hakkama vist uuesti piiblit lugema. Ma olin sellest nagu julgustatud. Julgustagu see teid ka ikka jutustama piiblit ja rääkima sellest, kuidas Jeesus avab kõrvad, suud, südamed, muudab meie elu. Aamen.